hommik, esmaspäev ja oleme siis siin hotellis ja hakkame liikuma edasi või hakkan. Kell on 7 hommikul. Kahjuks hommikusööki siit hotellist või motellist ei saa, sest tundub, et siin on ka vist 1. mai puhul punane. Ja ma ei tea, mis kell saab, aga ma tahan juba liikuma hakata, nii et paneme ajama ja ega siin midagi ei olegi, et vaatame rihmad ja asjad üle ja siis hakkame liikuma ja vaatame kohvi kuskilt tee pealt, aga ilus päikseline päev, loodame, et on terve päev otsa ilus päike ja oi, isegi väike snow. Seal hetkel kiirteed ehitatakse, peab siin kõrval sõitma. Iga väikse maa tagant on selline 70-50 ala. Ma ei tea, miks siin praegu 50 märki ei ole, peaks olema. Aga kogu aeg 90, 70, 50, 90, 70, 50. Iga väikse ristmiku taha. No ma kujutan ette, et kui kogu kiirtee on siia suunatud, siis see tööpäeval ja tipptundide ajal see liiklushulk võib tegelikult siin päris suur olla. Aga praegu on küll nagu hea tühi tee, aga kogu aeg 90, 70, 50. Okei, ma sinna päris 50-ni ei lase ja tundub, et ükski poolakas samamoodi ei võta sellest nagu snitti, aga siin jälle tuleb 70, 50 ja näed, siin on väike ristmik ja kohe lõpeb ära. Ups, jälle 90. Et ökonoomne küll niimoodi ei ole 90, 70, 50, 90, 70, 50, aga ma panin tähele seda, et ma ei tea, kas ma olen mingi lauda piirkonnas kõlab väga halvasti, aga siin on olnud nagu praegu väga palju siin tee ääres lautasid, mitte nagu meil Eestis selliseid väikseid nagu vanasti nagu neid maa talupidamisi, vaid pigem nagu selline keskmise suurusega lautasid nii-öelda. Ja neid on nagu üksteise kõrval ja igal pool, et see on väga nagu huvitav, et kuidas nad nagu kõik ära mahuvad ja seal on mingi piimatsisternide hulgimüük ja et tundub, et siin Poolas, ma ei tea, kas siis see piirkond on just nagu soodne piimalehmade pidamiseks või poolakatel meeldib palju piima juua või siin ongi nagu kõva business see kuradi piimaäri või ma ei tea, aga see piirkond on jah hullult palju lautasid täis ja seal oli lausa piimamahutite hulgimüük. Väga huvitav. Hetkel olen natuke lahtise küna ees, kui võib nii öelda. Ma ei tea, ma ei oska väga rääkida või mul on nii palju nagu, ma üritan targalt rääkides, mul on nagu see Võru kandi tegi meelega seda või? See vend tahtis küll praegu nina maha sõita. Aga ma ei saa aru, kas ma peaksin olema praegu siin kõige äärmises rajas, keskmises. No ma tean, vasakpoolne on kõige kiirem. Keskmine vast on. Parempoolne on aeglaste autode rada. Ma arvan, et ma lähen sinna kõige äärmisesse, sest see praegu väike kaubik oli küll väga agressiivselt tegi mööda sõitu. Ei tea, kas see on müra vähendamiseks, aga jumala tuus. Siin mingi M5 V10-ga võib siin head hääled olla või ükskõik mis autoga võib siin päris mõnusad hääled olla. Randalu pilli teele, siis tulen kiirendan siin võrra. Okei, siin Poolas on küll super ilus ilm, 0 pilve. Loodetavasti see ilm rändab Iirimaale ka, aga päris tuus ikka selles mõttes 4-realine ja vahepeal 6-realine, vist isegi korraks oli juba 8-realine tee. Meeletud seinad igal pool ja lihtsalt 441 kilti otse. Kui ma sõidan tõesti mööda seda 4-realist teed, siis ma ei tea. No, ma ei ole varem, kõik
kõik see tee, mis ma praegu sõidan, on mul esimest korda. Ma tean, et ma Austraalias olles sain ka kogeda seal ikkagi neid pikki 4-realised ja Sydney lähedal seal olid isegi 16-realised teed ja värgid-särgid, aga ei mäleta enam väga ja ma ei mäleta, kui pikalt seal oli. Ma ei tea, kas nii pikalt oli, aga seal oli ka väga pikalt. Nii et minu jaoks on see kõik väga põnev ja vaatame, kuidas see siis 400 kilti otse läheb. Nii, just tegin siin selja taga on KFC, tegin kiire purksi peatuse ja lihtsalt sirutasin jalga, kuna veel 200 kilti on Saksa piirini, seal ma Poolas üritan ennem veel täis paagi panna, saab soodsamalt. Hetkel vist mingi 1,4 euri vist on diisel ja võtsin, mul ütleme niimoodi, et kui sa autojuht oled, võib-olla kui keegi on veel autojuht, oskab kaasa rääkida, igal juhul ikkagi autojuht oled, siis sa istud palju ja jalad on koos ja ikkagi meestel läheb ka seal hauduma, siis kindlasti üks beebipulber, beebipauder või beebipulber, noh, mis iganes see on, et see on abiks ja aitab seda vastu väga hästi. Ja suvel üldiselt üldse, isegi kui autojuht ei ole, siis hoiab keha kuivana. See oli mingi Alfa meilis või kuskil soovitati ka, aga ei, autojuhina kindlasti on abiks, et ma täpselt ei hakka siin ütlema, kus seda tuleb panna ja kuhu panna, aga ma arvan, et enamus saavad aru. Aga ei, 200 kilti veel ja paneme minema. 200 kilti Saksa piirini ja siis on veel 1500 kilti veel. Rollida. Rollida. Oota, ma pean maksma. Tundub, et ma pole enda plaaniga vist ainuke, et siin järjekord kõik tahavad vist soodsat kütust saada ennem Saksa minekut. Achtung, Deutschland, Saksamaa. Tanklas oli ikka kõva melu ja seal läks ikka päris palju aega. Aga vaatame nüüd, proovime selle Saksamaa ära sõita ja arvatavasti ööbime Belgias, aga vaatame, kuidas läheb. Mingi ummik siin Saksamaal, aga mulle meeldib see sakslaste see äärde tõmbamine, et jääks nagu Päästeametile või sellele kiirabile jääks ruumi, aga Stants Mersu, Praabus ka veel lausa. väga palju tuulikuid ikka igal pool, nii siin päris pikalt juba sõitnud ja kogu aeg on tuulikud olnud silmapiiril ja seal taga on ka veel meeletult palju. Saksamaal neid tuulikuid ikka on. Kell on 8:30 õhtul. See maja peaks olema mu see, kus öelda, majutus, aga see siit võlvi alt jah, oleks seal taga rohkem ruumi nagu otse minna või midagi, siis võib-olla ei, see siin tänav on nii kitsas, et see ei mängi välja ja siin ikkagi tänaväärtega ma ei taha jätta seda siia. See on liiga elurajoon, siin liigub liiga palju rahvast ringi. Ma ei tea, kas mul siit selja taga paistab, aga seal aknas, kus see punane tuli põleb, mul on tunne, et sealt saab minna seksi osta, aga ma praegu otsin siin vabat hotelli, tahaks kuhugi tee äärde, et kui on isegi avatud parkala või midagi, siis rahvas ei käi ringi, sest siin Tupik tänavas käib väga palju rahvast ringi, pluss seal maja taga tundus olevat selline pigem nagu eluheidikute peidupaik, et siia ma kindlasti ei taha jääda, et Oliver korra ütles, et kas ma autot tee äärde ei saa jätta. Tema enda huvides ma ei jätaks seda elu sees seda siia tee äärde. Vist saab siia hotelli Randalu, praegu teeb mulle bookingu kaudu seda broneeringut ja hetkel jääb ta siis siia. Et siin kaamerad on seal üleval, aiad on ees, aga siin need aiad on suht väiksed, et siit saab üle tulla, kui keegi tahab, aga vast siin linnas praegu paremat saada ei ole, et see on isegi hea, et
et siit ma peaks ilusti välja keerama küll, sealt sisse tulles oli küll suht napikas, samasugune post oli ja sealt oli ikkagi raskem sisse tulla, aga sai ära. Õnneks ei ole lai haagis, et on väikeste ratastega, aga praegu siis pakin vaikselt asju kokku, et huvitav jah, see modernne suht viisekas tundub seest, aga Altres vastuvõtust ei saa nagu hotelli tuba võtta ja vaatame. Nii, toas. Ma vist ei näidanud tuba. Igal juhul väga uhke, väga modernne näeb välja ja üli suur voodi. Just for me. Et see on päris tuune. Look at that telekas. Okei, see on väga ilus tuba tegelikult. Väga modernne WC. Väga timm. Käisin, tõin üle tee endale pitsat, kell 10 läks kinni see pitsa, võib-olla see paistab, aga üks pepperoni chili pitsa käib ka see sisse ja magama. Suht väsinud on olla ja homme üritab sihtida siis niimoodi, et jõuaks põhimõtteliselt sinna sadama piirkonda kuhugi ära ja siis võtab seal hotelli õhtuks, nagu õhtul võtab hotelli ja siis jah, kuhugi sadama piirkonda. Võib-olla natuke võib eemale jääda, aga et homme oleks nagu võimalikult lähedal ära, et muidu jätad viimasele minutile ja siis lõpus läheb mingi rehv või mingi anomaalia tuleb ja siis umbes jääd nagu selle tõttu praamis maha, et muidu teed nagu kõik ilusti ära ja siis lõpus mingi error, et sellist asja küll ei tahaks, et praegu on nagu ilusti varuga. Kui oleks esmaspäeval startinud, oleks ka jõudnud, aga siis oleks pidanud nagu kõvasti rohkem valu andma. Kuigi praegu on kantud, eile või täna öösel sain ainult 6 tundi magada. Nüüd saan veits rohkem, aga ikkagi, et päris hakkab iga päevaga järjest rohkem nagu väsid ära, et aga ei ole hullu, mulle meeldib ja kaubik on ülija. Ma ei jõua seda kaubikut ära kiita. Käru püsib ka ilusti järgi, selles mõttes üldse ei vingerda ega midagi. Aga lihtsalt nüüd juhipoolne suunatuli. Gabariit ka lollitas, aga kuna ma päeval nagunii sõidan, siis gabariit ei ole hullu. Ma vaatasin, tegin lahti seal pirn nagu, ma ei tea, kas need klemmid või midagi, kui ma pirni keerasin teistpidi, siis põles. Aga kui õiget pidi oli, siis ei põlenud. Et see oli nagu väga huvitav. Ja kuna ta nii tihkelt oli, siis ma jätsin ta nii nagu teistpidi, et ta töötaks. Ja mis seal? Ja suunatuli ma sain nagu tööle, aga ta vist halb ühendus on kuskilt ja ei tööta. Ja ta on just see, et kui ma vasakule vaja reastuda, siis nad ei näe suunatuld, et see hommikul proovin ära teha, aga hea tööd mulle. Teisipäev ja mul iPhone'is millegipärast settingutes oli maha võetud automaatne aja muutmine ja Saksa on ju 1 tund taga. Igal juhul märkasin 5:30, kuigi pidin ärkama kell 6 või? No igal juhul ma all olin juba ennem söögiaega, kell 6 saab süüa, ma olin ennem seda juba, et umbes minu arust oli kell, oleks pidanud olema 6:30 on ju, aga öeldi, et ei saa veel süüa, et kell on all 5:30 veel. Ma nagu, mis asja? Ei, et see, fuck, oleks saanud rohkem magada, aga tundub, et pill elas üle, midagi siin ei juhtunud. Mul see suuna tuli ka jamas, aga ma praegu, et see asi on see tundub pistikus, sest kui ma seda liigutan, siis töötab see, aga ma nipukaga tõmbasin ta praegu niimoodi. Et vask kestab, sest see vasak suuna tuli on tähtis. Oleks parempoolne on natuke pohhu, aga vasak on tähtsam. Et hakkame siis teele, saame võib-olla natuke ennem ummikut juba suurele teele ära, siis on nagu lihtsam. Aga seal on see Tobias Bushian või mis iganes, sorry, ma ei oska ta nime hääldada, Tobias ja poolakas vist vähemalt.
ja kutt tuleb 2 rekkaga, et üks rekka on mul selja taga ja üks rekka on ees, et niimoodi tullakse Driftmastersile. Mitte 1 kaubikuga, eks ole, Randalus on veel pikk maa minna, aga jah, mingi rekadega lihtsalt tullakse kohal ikka väga rets, Tobias. Nendest 6-realistest kiirteedest on kasu küll, kui pea iga maha sõitma vaatasin praegu oli, siin on isekästi, siit sai kiirteelt ära, kuna siit läheb 2 rada maha, aga teised kiirteed mahasõidud olid, ummikud olid ka kiirteedel, nii et selles mõttes jah, sellisest nagu 6 rida on hea küll, rahvas uhab kiiresti, aga lõpuks jõuavad ikkagi tupikusse, nii et jah, väga huvitav, jah. Aga praegu läheb kõik hästi, 200 kilti veel kütsi ja siis vaja tankida siin varsti. Aga nüüd ongi, mis siit saab siia ära, siin 89 kilti veel. Ega seda Saksat vist väga palju enam ei olegi. Igal juhul, jah. Veits on minna, aga jah. Jälle tuulikud igal pool ja kus seal nüüd on korsnaid. Arvatavasti mingid elektrijaamad või midagi, aga joh, ei tii. Suured tehased ja siin on kahel pool on ka karjäärid, kus on siis need suured kaevandusmasinad, mitte enam kopad, vaid need monstrumid nii-öelda, et see on kohe siseneme Belgiasse. Head aega, Deutschland ja tere tulemast Belgiasse. Kohe näha, et Saksa ja Belgia saavad hästi läbi või ma ei tea, see on nii kiiret või nii sujuvat riigipiiri pole veel olnud, et lihtsalt otsejoones kimad 100-ga läbi. Näiteks Saksa-Poola oli väga kehva. Isegi Saksa poole peal olid augud ja kurvid ja värgid-särgid, et selles mõttes kohe näha, et Belgia on Saksa ja Prantsusmaa vahemaa või? Nii-öelda neutraalne maa. Brüsseli kodu. Olge rohelised või mis iganes, hoidke kokku. Aga samal ajal meie lihtsalt valgustame terve kiirtee ära. Ei mingit sõlme, mitte midagi, lihtsalt üks kiirtee ja posti järgi. Hoidke teie kokku, aga meie valgustame kogu kiirtee ära. Autodel tuled ei põle ju. Appi tund ja 37 näitab ummikut. Ummikut ja olen siin juba päris kaua tiksunud. Tundub, et tiksub veel ja kust ummik hakkas, siis ma jäin täpselt sinna 2 autot või auto edaspoole, kui oleks saanud paremale ringiga minna. Ja tahaks küsida nagu Google'ilt, et ennem ei saanud ümber siis juhatada, et miks, et siis oleks pääsenud sellest ummikust, aga jah, mingi teed ehitis või midagi, mega ummik ja ma ei saa aru, miks ta siis üldse kohe alguses ümber ei suunanud.
see vasakrida läheb kogu aeg ära, aga me siin keskmine ja äärmine ikkagi tiksume päris pikalt. Täiesti masendav, see ummik läheb ikka veel. 9:30 ma kirjutasin Oliverile, et võib mulle selle sadamasse ööbimiskoha ära otsida ja siis ma kirjutasin 8,5 tundi ja olen kohal ilma pausideta. Ja näppude peale arvutasin, see oleks olnud pidanud kell 5, aga arvestades pause ka, siis mingi selline tunnike 2 juurde, ütleme siis jämedalt kell 7 oleks pidanud kohal olema ja praegu 21:23 ja pool tundi näitab veel ummikut ehk siis 10, pausid ka veel on alles mingi 11-12 võib-olla hotelli ja ma lootsin, et ma saan täna varem õhtul ära, et ma jõuan enda äriasju ja videoasju juba teha, aga see ummik on ikka olnud väga masendav, ma ei ole kunagi varem nii kaua ummikus olnud, arvatavasti kuskil 2 tundi või midagi, et kindlasti keegi, kes mind vaatab, on võib-olla kauem ummikus olnud, aga minu jaoks on selline ummik esimest korda ja ei meeldi. Nii, Prantsusmaal ja esimene Angelmaa tankimisega oli see, et roheline on bensiin, on ju, aga kollane. Siin on ilusti peal diisel ja B7 ja B7, aga gaasole, on ju. Ja siis tekkis selline nagu mingi loll, et kas see on ikka see tavadiisel või ei ole, sest see, kus see diisel kirjas oli, on nagu see plussdiisel nii-öelda kallim. Ja siis mõtlesin B7, et on nagu loogiline, aga ikka oli selline, et pärast on bensiin, aga ei, ikka diisel. Ja ma guugeldasin ka, gaasole on prantsuse keeles diisel ja ikka oli, pärast nõusutasin ka selline kuidagi nii bensulõhnane, siis ma olin nagu, aga kui ma pärast panin valesti, aga ei, siis küsisin üle ja kõik õige. Aga lihtsalt kuidagi jah, see tekkis selline loll hirm või ma ei tea, järsku mingi error. Teen siin auto najal selle söömisega ära, kell on juba 17:21. Võtsin kirsikokat ja mingit saia ja juustu ja söön ära ja siis liigun edasi, et veits on minna, aga see Belgia ummik jah, õnneks sai see läbi ja nüüd siin Prantsusmaal saab uhada rahulikult. Prantsusmaa puhul on hästi äge see, et sõidan praegu mööda sellist nagu, ta peaks olema nii-öelda 4-realine maantee, aga see teine 4-realine või teine 2 rida on seal teisel pool ja vahepeal muutub see nii-öelda 2-realiseks, kui sõidad läbi küla. Hästi huvitav kontseptsioon ja muidu kui midagi ei ole, siis saad 110-ga sõita, kui tuleb ristmik, siis läheb 90 peale ja on see üks rada läheb nagu kinni, aga jah, maru huvitalt, et vahepeal läheb nagu 2-suunaliseks ja teine tee on üldse seal kuskil mujal, et see on päris huvitav. Et siin see on väike küla. Aga teed on päris head. Alguses seal Belgias tulles piiri lähedal oli nagu päris kehva aga praegu siin seespool on nagu päris okei. Selliste mägede peal jääb kahjuks kombo lahjaks täis laadung pluss haagis, et tõmbab siin ikka kiiruse pea 50-ni välja, et Saksas oli ka mägine ja seal ka ikkagi jah. Mootorid, ega Mersu kindlasti teeks võimsamad mootorid, aga et seda Euro 6 kätte saada, ega see ei ole kerge, et selle tõttu need mootorid nii lahjad on ka, et see ei ole kellegi süü, aga lihtsalt 3,5 tonni, mina olen 3,5 tonni, let's go.
rekad peavad sealt kaudu minema. Mina peaks saama tunnelist läbi, kui Togo ikka läheb, nii et vaatame. Väga huvitav, kõik märgid näitasid, et rekkad ei tohi tulla ainult 3,5 tonni ja ülle rekka ees. Aga praegu kruiisib siin tunnelis. Ei tea huvitav, miks see rekka sai. Ülikõrgel olen. Ülikõva. See oli päris äge sild. Super vaade. Nii ma jõudsin kohale ja hotell on see, aga see parkla on nii täis ja väike ka, ei ole väga palju ruumi. Et ma ei tea, ainuke variant on vist siia tänava äärde jätta. Mul on selline tunne, et Oll vist magab ka juba. Aga see on nii halb koht tegelikult. Pean mõtlema, mis ma teen. Kahtlased autod sõidavad ringi ja sain tuppa. Auto jäi sinna välja, siit võib-olla ei paista. Hästi õrnalt on seal kollast näha. Jäi sinna tänava äärde. No, parim stsenaarium, Oliver ei võtta vastu ka, arvatavasti magab, sest minul on kell 12:30, aga seal Eestis on juba 12:30 või. Ja siin ei olnud muud hotelli, ma vaatasin ka, kõik on bookitud ja noh, ütleme mis see 5 meetrit siia sinna, et muidugi siin valgem oleks parem, aga see parkla ei oleks nii sobinud, see on liiga kitsas parkla. Tundub selline tööstuspiirkond, vast ei ole siin nagu mingid paskaake ja ta on ikkagi mingi valgus seal on, et mis teha, veits kripeldav, aga vast läheb kõik hästi ja ei juhtu midagi. Aga mina lähen pessu ja magama, super väsinud. Hommik, kolmapäev, jaa. Jõudsime, eile õhtul ma veel näitasin ka, rääkisin, jõudsime sadamasse. Auto seal ilusti pargib, ei olnud õnneks tehtud midagi, et selles mõttes väga timm. Ja hotelli tuba on nagu ta on, natuke juba sassis, siin sees juba elatud, aga sai kohvi joodud, all söödud ja nüüd teen aega parajaks, kell on alles 8:56. Hommikul mingit piibutamise vahepeal käis, ma mõtlesin järsku, et rekadele jäi ette või midagi, et ta on seal tööstuspiirkonnas nagu. Ja et siis tõusin üles ja vaatasin kohe aknast, et kas on midagi või ei ole, aga ei olnud häda midagi, et ma olen selliste asjadega suht selline põdeja. Ma oleks isegi põeks, kui oleks enda street-klassi pill kuskil Eestiski, selles mõttes, et ma ei tea, sellised asjad kuidagi. Olen selliste asjade pealt suht põdeja tüüp. Igal juhul teeme aega parajaks ja kell 12 peab välja minema, siis on veel 3 tundi või midagi on aega sadamasse rahulikult tiksuda, et vaja veel veits kütsi juurde. Ma peangi vaatama, kas Prantsusmaa või Iirimaa kumb kütus on soodsam, et päris piiri peale ei taha jätta, et 200 kilti on range, aga seal ka võib-olla vaja veel tiirutada, et siis tangime ära ja pesema ma autot ei hakka. Igaks juhuks pärast kuskil mingi valesti pesen või midagi. Korra sai seal Tallinnas räägitud küll, et selleks ajaks on auto suht must, aga ma igaks juhuks ei hakka pesema. Nii, mina jõudsin lõpuks sadamasse kohale. Ei olnud pikk maja sõita seal. Siin küll tuulin, ma vist väga rääkida ei saa. Siin teised ka kõik kohal seal juba räägivad juttu. Seal on veel mõned autod, aga siin jah, väga tuulin, mind arvatavasti kuulda ei ole. Et tagasi sõites ma kindlasti nii palju enam ei dokumenteeri, siis
läheb suureks uhamiseks kiiresti koju tagasi ja oma äride peale tagasi, aga kindlasti ma praegu filmin ka veel seda, mis seal Trihtis toimub ja võib-olla pigem selliseid nurki siis näidata, mida Randalu enda nendes videodes võib-olla nagu välja ei paista. Et eks ma seal räägin ja vaatan, mida lubatakse näidata ja mida ei lubata ja vaatan, mis saab, aga igal juhul reis läks selles mõttes üli hästi, 0 probleemi, nagu 2 tundi seda Belgia ummikut oli, aga üleüldiselt nagu lust ja lillepidu, ma arvasin, et palju hullem on, et selles mõttes uus auto ikkagi teeb asja nii palju mõnusamaks ja oleks ainult see istmenurk allapoole, et ta ei hakkaks nii jõhkralt reitel, oleks nagu siit tuleks keres, ainult sõidaks öö läbi. Aga ei oleks osanud paremat sõitu tahtagi, et väga rahul. Hea meel, et muidugi okei, laeva peale minna ja Iirimaale ka jõuda, aga ma arvan, laeva peale ära jõuab, siis ma ei tea, Randalu saab sadamas selle autoga ise kohale sõita või mis iganes. Et siis on nagu variante nagu üli palju, et täitsin enda nagu kohustus ära, et pärast see, kuidas tagasi jõuab, see on juba köki-möki. Et ma olen enda üle väga uhke ja tead, kohe mõnus on olla, et töö on tehtud.